töötan treenerina, lähen jõusaali, näen inimest kükki tegemas ühte harjutust, mida iga inimene võiks võimalusel korra nädalas näiteks teha, ükskõik mis variatsiooni, selleks, et olla terve ja tugev. Ja olles 15 aastat treenerina töötanud, milline on mõni enam levinud viga, mida ma märkan, kui ma saali astun ja näen tavaharrastajad kükki tegemas. Üks nendest on kindlasti amplituud ehk paratamatult, kui treenerina näha inimesi kükiharjutust jõusaalis või mõnes muus treeningkeskkonnas tegemas, siis kipub amplituud omajagu varieeruma ja seal on kaks äärmust, kus on liiga pikk amplituud ja liiga lühike amplituud selle konkreetse indiviidi või inimese jaoks. Tavaliselt kipub olema liiga lühike amplituud selle konkreetse indiviidi jaoks ehk tihti on meil inimestena liigestest liikumisulatus suurem kui see, mida meie kükiliigutusmustrit sooritades ära kasutame. Ja kipub olema ka niimoodi, et see põhjus, miks me siis nagu seda oma liikumispotentsiaali täielikult kükiliigutuses ära ei kasuta, kipub tihti olema ka see, et me valime vale raskuse. See tähendab seda, et kui raskustöövahendil kükki tehes on natukene liiga suur, siis kõige lihtsam viis, kuidas selle meie jaoks liiga suure raskusega toime tulla, on see, et teha liigutus lühemaks. Siis see mehaaniline töö on väiksem, see distants, mis me läbime, on väiksem ja me ei lähe ka konkreetselt siis kükiliigutuse puhul oma liigestega ja jõuõlgadega sellisesse asendisse, kus see jõumoment ka töötavatele lihastele natukene liiga suur oleks, ehk siis me tegelikult lihtsalt väldime neid lihaste jaoks kõige raskemaid asendeid, kui me teeme antud harjutuses liigutuse lühemaks, aga me teeme seda iseenda kahjuks. Meil jääb tegelikult siis väga suur osa treeningstiimulist saamata, kui me ei rakenda tervet seda liigutust, mis meile antud on meile inimestena, siis kuidas iganes me loodud oleme, meil on erinev liikuvus, me peame nagu, ütleme siis indiviidide vahel erinema selle suhtes, et kui palju keegi meist, mis asenditesse liikuda saab, juba tulenevalt sellest, et kui pikad meie jäsemed näiteks on, mõnel on riieluud pikemad, mõnel lühemad, mõnel sääleluud pikemad, mõnel lühemad, kuidas meil hüppeliiges ehitatud on, kui palju me sealt liikuda saame, kuidas meil puusaliigese ehitus on, kuidas see joondub, kui palju see riieluu pea ja riieluu sealt lubab nagu liikuda, et me saaks madalale minna kükis näiteks, et seal on väga palju individuaalset variatiivsust. Aga üldiselt minu siis ütleme peaaegu 15-aastase treeneri praktika kogemuse alusel julgeks väita, et üldiselt valdav enamus kliente, kellega ma koostööd alustan, siis alati me teeme mingid kükiliigutusmustrid koos läbi alguses. Sellepärast, et see on baasliigutusmuster. Iga inimene Eestis peaks tegema kükki iga nädal mingil kujul keharaskusega, hantliga, jalapressi trenažööri peal kükiliigutusmuster. Küll ta natukene on seal variatsioonina. Aga mis iganes kujul kükiliigutusmustrid niikuinii me tahame inimestena terve elu läbi teha. See tähendab seda, et kui mulle tuleb klient, keda ma juhendama hakkan, siis ma alati mingil kujul alustan mingist kükiliigutusvariatsioonist, mingist harjutusest selle inimesega. Ja ma ütleks, et nende pea 15 aasta jooksul, et kui palju mul on olnud inimesi, kes nagu kasutavad enda nagu seda liigutuslikku potentsiaali täielikult ära, nii et mul ei ole vaja seal sekkumist teha. Ma arvan, et see on siuke 5%, võib-olla vähem, kõigist nendest inimestest, keda ma treeninud olen selle aja jooksul. See tähendab seda, et see, kes sina seda videot vaatad, siis on ülimalt suur tõenäosus, et kui üks asi on see, võib-olla see kükk ei teegi üldse, seda harjutust see regulaarselt üldse ei tee, sellel harjutusel on meeletud hüved sinu heaolule ja tervisele, siis tasuks üldse hakata mõtlema, et millal ma kükkima võiks hakata ja kuidas, ja siis saab sealt edasi mõelda. Aga kui sa juba kükki teed, siis see tõenäosusest on, et kas sa nagu seda amplituudi, ehk siis seda liigutuspikkust enda kükki sooritamises, kas sa kasutad seda täispotentsiaalina ära, siis see tõenäosus enamus juhtudel ka sinul, kes sa seda videot vaatad, pigem ei ole väga kõrge. See, et sa seda täispotentsiaalises liigutuses ära kasutad. Võib olla põhjuseid, miks mõni inimene ei taha täisliigutuslikku potentsiaali ära kasutada. See võib olla spordispetsiifiline põhjus, võib olla mingi vigastusega seotud põhjus, mingi piirang on sellel inimesel näiteks.
aga valdaval enamusel juhtudest, kui mingid piiranguid inimesel pole ja spordispetsiifilist põhjust pole, miks ta lühemat liigutust tahab teha, siis pigem me saame nagu väga suurt kasu sellest, kui me läbime selle täisdistantsi, mida meie keha lubab selle liigutusmustriga teha. Läbi selle me tegelikult ka arendame liikuvust, liigesliikuvust. Me saame ka mingis mõttes nagu sellist venitamise efekti, sarnast efekti sellele, kui me reaalselt ekstaatilisi venitusi, siis kui me täisamplituudis lähme nende lihaste jaoks maksimaalvenitustesse ja kõõlused saavad ja sidemed saavad venituse, terve see liigestruktuur ja lihaste struktuur ja terve need koed saavad kõik niisugust hästi pikka venitust, siis need väga niisugused ekstreemsed asendid mingis mõttes või harjumatud asendid, kuhu me igapäevaelus oma kehaga ei satu, nendes asendites siis olemine muutub meie keha jaoks aja jooksul palju mugavamaks. Ja siis järsku vaatad, et kodus, kui sa kükitad, et maast midagi üles tõsta või kui sa pead mingitesse asenditesse lihtsalt minema, kus sa muidu ei ole harjunud olema, siis järsku avastad, et sul on palju mugavam, sa tunned ennast seal palju tugevamana, sest sa oled päriselt ka koos raskusega jõutreeningu raames sinna asendisse läinud korduvalt enda elu jooksul. Ja sul on vigastuste oht mingites X-asendites oma jalgadega palju ja madalame tegelikult seljaga ka, sellepärast see terve ahel on omavahel ühendatud. Seal on palju hüvesid, samal ajal säilib suur treeningstiimuli hüve. See tähendab seda, et sinu lihased peavad väga suurt mehaanilist tööd tegema. Kui sa kükis lähed ka väga madalale, ehk kasutad seda oma täispotentsiaali amplituudi mõttes ära, siis sa ka enda töötavate liigestega, põlveliigesed, puusaliigesed, mida siis näiteks tuharelihased ületavad ja reie eesmelised lihased ületavad, need on need primaarsed liigutajalihased küki liigutuse sooritamiseks. Need konkreetsed lihased siis lähevad ka väga pika amplituudi puhul asenditesse, kus siis liigese suhtes see füüsikaliselt siis jõumoment, mida siis lihas peab seal liigeses ületama selleks, et seda liigest endiselt liigutada sellest väga sügavast asendist välja. Need on väga suured, see tähendab seda, et need lihased peavad väga palju jõudu produtseerivad nendes rasketes asendites sealt sügaval kükist välja tulla. Mis tähendab seda, et nad saavad väga suurt mehaanilise vingestiimulit, mis on ka peamine nagu selline kriteerium selleks, et sinu jõud kasvaks, sa tugevamaks inimeseks saaksid ja samal ajal ka, et sinu lihasmass paraneks, ehk siis sinu kehakoostis läheks paremaks, et sul oleks vähem rasva ja natuke rohkem oleksid trimmis. Nii et seal on need hüved kõik juures sellel mõnusal sügaval kükkimisel. Ja võib-olla viimane hüve sellele, et kui sa päriselt nagu kükid sügavale välja, lähed sinna põhja välja enda jaoks siis sobivale sügavusele, sest on võimalik ka liiga sügavale minna. Aga kui sa lähed enda jaoks sinna sügavale põhja välja, siis veel hüve, mis sa sellest saad, on see, et kuna sa oma lihaste jaoks ka lähed asenditesse, mis on päriselt väga rasked nendele lihastele, siis see väline raskus, mida sa pead kasutama, natuke väiksem. Ehk siis ütleme näiteks, et kui mina näiteks teeksin poolkükki, mis on, ütleme siis, kui täiskükk on see, kui minu puusaliiges jõuab natukene põlveliigesest madalamale, siis kui poolkükk on enam-vähem selle, kus mul on põlveliiges ja puusaliiges ühel kõrgusel, kui veerandkükk on isegi üle selle lühike liigutus, et kui ma rohkem seal veerandkükki ja poolkükki nagu maailmas teeksin oma kükke, siis ma võiks vabalt kükile panna, ma ei tea, 40 kilo juurde, 50 kilo juurde kangile. Ja nüüd tundub esmapilgul, super, et siis on kang suurem raskus, mida ma liigutan ja nagu idee poolest võib see nagu tõesti super tunduda, aga kui ma tegelikult ei ole väga tugev, see tähendab seda, et mul lihased ei ole väga tugevad, ma ei suuda sinna sügavale kükki minna selle raskusega, ma tegelikult olen liiga nõrk selle jaoks, aga ma kõik oma liigeseid koorman proportsionaalselt selle võrra suurema nagu raskusega, siis lihtsalt teatud juhtudel võib mingite sidekauliste struktuuride jaoks ka võib-olla ülekoormusvigastuste risk pikkade aastate jooksul olla natukene kõrgem võrreldes sellega, kui me viime ka neid lihaseid sinna hästi rasketesse asenditesse ja tegelikult ka kõõlusid endiselt, sest jõumomendid endiselt suured nendes asendites, aga tihti me peame need asendid väga korralikult kontrollima ja ütleme, see väline raskuse vajadus lihaste mõttes ikkagi madalam, mis pikaajaliselt sinu treeningkarjäärile võib endiselt ka väga hea olla. Nii et seal on nagu hästi palju hüvesid sellest, kui me oma täispotentsiaali, ütleme siis küki liigutusmustris ja tegelikult ka paljude teiste harjutuste liigutusmustrites ära kasutame. See oli siis üks levinuim viga tavaharrastajate seas, kui kükki tehakse või
tegelikult ka väga paljude muude harjutuste puhul. Kui jõutreeningus harjutus sooritada, siis amplituud on see, mis kipub tihti olema mitte oma täies potentsiaalis ära kasutatud. Kui sa vajad abi jõutreeningute korraldamisel ja oma üldise siis võimekuse kasvatamisel selles valdkonnas, sest nagu ikka, me oleme kõik kutsutud oma ihudest hoolt kandma läbi selle, et meil on tegelema olmeliikumisega, et mingil kuhul samme või muud liikumist tuleks, et iga nädal tuleks mingit kuhul aeroobset liikumist ja mingil kuhul tahame mingit jõudu või võimsust ka iga nädal teha ja jõutreening on klassikaline viis selle tegemiseks. Nii et kui vajad abi nende harjumuste kujundamisel ja ehitamisel, siis ma ei tea, slaidi mulle sotsiaalmeedias DM-i või verifit.ee, kirjuta kontaktivormi või meilile kirjuta mulle ja räägime sealt edasi. Või siis, kui sind huvitab, et millised on üldse põhjused, miks inimene peaks jõutreeninguid lisaks muudele tegevustele tegema, et olla terve, kaua ja hea pikaealisusega, siis ma mingi hetk panin ka eraldi selle kohta video kokku ja selle lingi ma panen siia või kuhu iganes ta läheb. Muud midagi, olge mõnusad, oleme rõõmsad ja tegutseme, hoiame ennast liikumises. Tšau!